justkui looja lähedust, neil tundsid südamel. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Herodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid. Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Herodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle. Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi. Ja sina, Petlem Juudamaal, ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. Seepeale laskis Herodese tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud, ja saatis nad Petlemma öeldes. Minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. On hiljem palju miljoneid ka Jeesust otsinud. On uhkelt käidud pikki teid, kuid sõimest möödutud. Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, viirukit ja mürri. Nad sõime ette korraks vaid end heitsid põlvili. Kõik oma annid anda said ja juba läksidki. Kas tasus küll see ainus tund nii kauged pikka tee? Kas ainult sellest tunnist neil nägid? Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Herodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. Piisas, sest et minna rahuga ja vabaneda muredes ning surra rõõmuga. Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles. Tõuse, võtta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusse ja jää sinna, kuni mina sind käsin, sest Herodes tahab lapse üles otsida ja hukata. Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse. Ja ta oli seal Herodese surmani, et läheks täide, mis issand on rääkinud prohveti suu kaudu. Ma olen kutsunud oma poja Egiptusest. Ja kui nüüd Herodes oli surnud, vaata, siis ilmus issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos ja ütles. Tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine Iisraeli maale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud. Siis ta tõusis, võttis lapse ja tema ema ning tuli Iisraeli maale ja asus elama külla, mida kutsutakse Naatsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud prohvetite kaudu, et teda hüütakse naatsaretlaseks. Jääb targaks küll vast üksnes see, kes lepib piskuga, viib oma annid sõimesse ja leiab Jeesus.